tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on 13. august, kui ma seda filmin. Ja meil on väike üllatus. Jep, me saame beebi. Mul oli täna reaalselt esimene arstivisiit, nii et ma väga palju infot anda veel ei oska. Ma tean nii palju, et lapsega on praegu kõik hästi. Mul on praegu 6 nädalat ja 5 päeva. Ja beebi on praegu 8 millimeetrit pikk. Nii et jah, kuulsin südamelööke täna arstivisiidil. Ja muud infot mul hetkel ei olegi. Nüüd nädala pärast mul on ämmaemanda visiit, et siis ma saan täpsemalt teada. Aga mõtlesin, et ma natukene jagan seda algust teiega, sest ma tean, et väga palju on kindlasti nagu huvilisi. Ma ise ka, kui ma ütleme nii, et ma olen seda last soovinud juba aastaid, juba noorena ma rääkisin, ma tahan noor ema olla. Enam ma nüüd nii noor ei ole, aga siiski ütleme nii, et uurinud olen ma palju. Ehk siis ma olen ka väga palju erinevaid vloge ja videoid vaadanud. Seega ma arvan, et neid inimesi on veel, kes siukseid videoid vaatavad. Et kui sa rasedaks jääd elus esimest korda, siis kõik on uus ja huvitav ja sa tahad kõike teada, on ju. Ehk siis teiste inimeste kogemused on, ma arvan, alati toredad. Minul on selles mõttes läinud lihtsalt. Praegu ma olen 6 nädal käib juba. Ja ma ütleks, et mul on üllatavalt hästi kõik enesetunne. Et ma olen kuulnud nii palju hullemaid lugusi, et mul on, ütleme nii, et suures plaanis praegu mul väga ei ole. Aga näiteks hommikuti on mul iiveldus. Tegelikult ütleme, et see iiveldus on terve päeva, aga hommikuti nagu kõige hullem ja siis õhtuks nagu kuidagi tõmbab normaalsemaks, et nüüd ma olen juba veits nagu harjunud sellega, ehk siis nüüd paar päeva ma olen juba isegi õhtuti natuke nagu kokanud köögis ja koristanud, et ennem seda ma lihtsalt suhteliselt surin voodis. Hommikud on mul siiamaani niimoodi, et ma ei taha sealt voodist väga tõusta, et siuke lõunaks on enam-vähem ennast käima. Aga oksendanud ma ei ole, nii et sellest ma olen veel pääsenud. Ma loodan, et nii jääb ka, sest et see on tõesti asi, mida vist mitte keegi ei taha. Aga jah, iivelda oma ajab mind küll, igasugused lõhnad, tühi kõht peamiselt, et ma pean hästi regulaarselt praegu sööma, kuskil mingi iga 2 tunni tagant ma söön midagi. Ma nüüd hullult näen vaeva, et toitumist kuidagi korda saada, sest ma ei taha ennast üle süüa, aga ma ei kannata nagu tühja kõhtu ka. Ehk siis iga 2 tunni tagant ma söön, ma nüüd üritan siis lihtsalt nagu hästi väikseid portse süüa, sest ma ei tohi üle ka süüa, nii kui ma üle söön, siis mul on ka paha olla. Nii et selles mõttes on nagu, jah, õpin veel seda toitumise asja. Aga isude poolest näiteks mida ma ei kannata on magus. Mulle üldse kuidagi suhkur, ma olen proovinud, mul vahest on see, et mul isutab mingi asi ja siis ma proovin ja siis ma saan aru, et ei, nagu magus ei lähe mul üldse olla. Ja teine asi on igast krõmpsuvad toidud, näiteks mingid kartulikrõpsud või küpsised, et ma hingeldan ka väga palju. Ma praegu avastasin, et niimoodi järjest rääkides ikka saab otsa. See on ka veider, et võhma on mul nii palju vähemaks jäänud, et ma ei tea, kõnnin kuskilt kergest mäest üles ja ma olen lihtsalt nii surnud, nagu oleks mingi maratoni jooksnud. Et jah, selle võhmaga on ka siuke korralik tegemine. Aga toitumise poole pealt jah, ma pigem söön soolaseid toite, et mingid kodused igasugused praed, võileivad, hapukurk, puuviljad, arbuus, et mingid siuksed asju ma nagu söön. Alguses oli hästi keeruline, sest mul nagu see, ma varasemalt ju sõin lõukarbi, aga nüüd ma ei suuda üldse nagu siukest suurt liha süüa.
ma suudan süüa kas mingit hakkliha või siis väikseid lihatükikesi, aga kõike seda mingi lõikuda ja valmistada, nagu ma ei kannata liha praadimise lõhna või küpsetamise lõhna. Ehk siis suht keeruline on nagu endale süüa teha. Ja alguses ma olingi lihtsalt kogu aeg ainult mingi võikud, poest mingid kiired toidud, et üliraske oli alguses nagu aru saada, et mida ma siis nagu süüa suudan. Ja nii tihti on vaja süüa, et sa pead kogu aeg nagu ette mõtlema, et sul jumala eest kõht tühjaks ei läheks, et nii kui kõht on tühi, siis on nii paha olla. Et jah, toitumisega on veel keeruline, aga ma proovin ikkagi hoida, ma ei taha ennast üle süüa. Mul on siuke tunne, et ma olen kaalust juurde võtnud. Ja ma ei ole trennis ka käinud nüüd veel, aga mul endal on nüüd soov hakata uuesti jõusaalis käima, et kuna mul ei ole see vähemalt veel hulluks läinud enesetunne, et siis mõtlesin, et tegelikult oleks päris äge, kui ma saaks jõusaalis käia. Ehk et ma ootan nüüd selle ämmaka visiidi ära ja siis vaatan, mis ta räägib, et ma usun küll, et ma võin käia jõusaalis, et praegu arst ütles, et kõik on hästi ja mu enesetunne on hea, nii et ma arvan, et võiks käia küll, sest et ma tunnen, et ma nagu kuidagi lähen nii pehmeks ja siukseks mugavaks ära, et mulle ei meeldi siuke olek, et ma pigem tahaks trenni teha ja natuke tervislikumalt toituda. Et ma praegu ka annan endast parima, et ma ennast üle ei sööks ja käin aeg-ajalt jalutamas, et natukenegi liigutada. Et nüüd mul muidugi oli, ma käisin üks päev jalutamas ja mul läks põlv valusaks ja ma ei ole jälle paar päeva käinud, nii et pean vaatama, mismoodi ma käia saan. Väga tahaks nagu ennast liigutada, aga valusa põlvega on natuke nagu keeruline. Ma ei teagi, miks mul see põlv viimasel jamab, see on mulle varem ka nüüd see suvi jamanud. Et jah, ühesõnaga. Aga mis siis sümptomitest veel? Lisaks sellele toiduteemale ja võhmateemale on mul ka rinnad on hästi tundlikud. Rinnatundlikkus mul tekkis juba, ma ei tea, mingi 3 nädalat tagasi, võib-olla isegi rohkem, ühesõnaga väga-väga algusest saadik. Et see oli nagu esimene asi, millest ma hakkasin mõtlema, et esialgu mõtlesin, et okei, et ilmselt päevad hakkavad millalgi. Aga see nagu kestis ja kestis, lõpuks kestis juba 2 nädalat, siis ma olin, okei, see on kahtlane. Ja siis teine asi, mul tekkis alakõhtu kohe ka samamoodi mingi 3 nädalat tagasi. Siuke nagu päevade laadne siukene ebamugavustunne. Et nagu veits siuke nagu ärevus või siuke, ilmselt naised teavad, millest ma räägin. Et siuke justkui nagu hakkaks päevad kohe. Aga see ka samamoodi kestis mingi nädal-2. Ja tegelikult kestab siiamaani. Ja siis hakkas lisanduma veel siuke veider nagu terav valu, niimoodi, et kui ma kuskil näiteks voodis keeran ennast või tõusen istukile sellele olekust, siis mul lööb nagu alakõhukrampi. Siis mõtlesin, et okei, et see on nagu väga veider. Nüüd ma olen guugeldanud, ma veel ei ole arstiga sellest rääkinud, aga Google'isse ChatGPT-st tundub, et see võib olla see ümarsideme valu. See on siis selle emaka küljes on sellised ümarsidemed, et kui emakas nagu kasvab või mis iganes, siis võib tekkida osadel inimestel siukene ümarsideme valu, et võib-olla see on see, ma ei tea, eks see jälle arstilt saan teada. Aga see on päris tüütus ja mõni päev on hullem, mõni päev on nagu polegi justkui, et mõni öö lihtsalt ei saagi keerata, sest tõmban kõhukrampi. Praegu ma iseenesest magan endiselt veel kõhuli. Ma olen aru saanud, et võib magada nii kaua, kuni ei ole ebamugav, kuigi ma veits juba nagu tunnen, et väga ei taha enam kõhuli magada, aga ma ei oska magada mingit muud moodi. Et nüüd ma vaikselt harjutan ennast külili magama, et selili vist ei ole ka hea, nagu ma olen aru saanud. Praegu ma küll magan veel igatpidi, aga jah. Ühesõnaga, mul on plaan osta võib-olla see nagu rasedate magamispadi, et äkki siis mul on nagu parem külili magada. Et praegu on nagu päris ebamugav. Ja sümptomitest veel on muidugi rets väsimus. Ma lihtsalt kogu aeg ainult tahaks magada. Et see on küll nagu
see hakkas mul ka samamoodi mingi paar nädalat tagasi juba, et nüüd viimane nädal on nagu eriti hull olnud, et jah, ja siis kergelt peavalud, siis vahepeal on siuke nagu veits nagu palaviku tunne, siis on jälle mingi külmavärinad, et siuke igasugused siuksed veidraid sümptomid on, aga ei midagi nagu hullu. ütleme, et hommikuti on nagu siuke ikka päris halb olla, et ma tihtipeale olen suht paanikas, et mida nüüd süüa ja siis kui söön, siis ka pole nagu parem olla ja et hommikuti on jah päris keeruline. Nüüd ma olen ka, mul on lisaks sellele lihtsalt väsimusele ka tekkinud siuke nagu, et ei jaksa midagi teha. Ma olen ka tükk aega tahtnud filmida, ma olen tahtnud lihtsalt nagu olla sotsiaalselt ka aktiivsem, aga ma nagu ei ole suutnud, mul ei ole nagu üldse mingit energiat nagu sotsiaalmeedias midagi storytada, postitada, et ma teen kõik siukse minimaalse ära, et praegu ma ei käi tööl ka, sest et mul töö on siukene füüsilisem ja seal on igasugused kemikaalid ja asjad, et ma hetkel loodan, et arst kirjutab mulle haiguslehe, et ma ei peakski nagu minema sinna raseduse ajal. Et pigem siis võib-olla teen siis mingeid juhuotsi, kas pildistan või midagi, et oleksin haiguslehel, et ma jah, ei taha nagu siukses keskkonnas väga rase olla, et ma eelistaks pigem olla kodune. Nii, aga ma arvan, et sümptomitega ma sain äkki enam-vähem ühele poole, aga ma mõtlesin, et ma räägiks natuke nagu selle ka, et minu üldse nagu see teekond raseduseni, et ma olen ju tegelikult last tahtnud saada juba väga noorest peale. Ma juba noorena rääkisin, et ma tahan noor ema olla ja aga siis kuidagi lükkas see kogu aeg edasi, kas ma ei tea, kas siis mingi tolleste meeste tõttu või minu tõttu või töö või elu, mis iganes tõttu, kuniks siis ma ütleks, et võib-olla mingi paar aastat tagasi, kui me nagu Rutsiga mõtlesime, et tegelikult ju nagu juba võiks on, et tema lapsed on ka juba päris suureks saanud, et enam nad ei ole ka nii väiksed, et kõige noorem on praegu vist äkki 5-aastane, kui ma ei eksi, et ka juba päris suur poiss, et nüüd oleks nagu päris tore juba ise ka nagu lapse saada. Aga siis me nagu hakkasimegi proovima ja kuidagi nagu ei õnnestunud. Muidku teised inimesed ka kogu aeg küsisid, et et millal te siis ka pisiperet saate, onju. Siis iga kord jälle üritate mingeid vastuseid välja mõelda. Aga siis ma lõpuks läksingi nagu uurima arstile, et nagu mis teema on, et kuidagi nagu ei rasestu, onju. Ja siis tuligi välja, et mul on polütsüstilised munasarjad. Ehk siis see nagu siis takistaski mul rasedaks jäämist või siis õigemini aeglustas seda protsessi, et kuna mul tsükkel oli nagu hästi ebaregulaarne, ovulatsioon käis nagu kuidas kunagi, onju. Et vahel mul oli tsükli pikkus 28 päeva, vahepeal oli 42 päeva, et see oli täiesti iga kuu oli erinev. Ja siis sellepärast oligi, et see kuidagi raske oli nagu rasestuda. Siis ma vahepeal nagu täiesti loobusin juba, ma olin nagu, et ju ma siis ei jäägi rasedaks, onju. Siis vahepeal jälle tuli uuesti uus nagu siuke mott peale ja siis mõtlesin, okei, proovime jälle, onju. Ja niimoodi me siis jaurasime ja ausalt öeldes nüüd siin lõpus ma olin juba suht alla andnud. Ütleme, et me nagu otseselt nii-öelda kätt ette ei pannud kordagi, aga nagu ei üritanud ka enam otseselt. Vähemalt praegu. Kindlasti mingi hetk oleks jälle uue motiga üritanud. Aga siis nüüd oligi järsku, vaatasin, et okei, et juba 44. päev, et tsükkel, maksimaalne tsükli pikkus mul vist ongi 44 päeva olnud. Aga minu meelest varasemalt mul on natukene nagu kas siis eelnevalt määrinud ja siis hakkab nagu korralikult, midagi sellist. Aga seekord nagu mitte midagi, et jah, kuidagi oli siuke veider sisetunne, et äkki peaks testi tegema ja siis mõtlesin, et okei, et kui 45. päevaks pole veel alanud, et siis ma teen testi. Ja siis ma tegin testi ja see oli nagu hetkega oli lihtsalt tugevad triibud. Ja siis siis ma ütlesin Rutsile, siis me nutsime tükk aega. Me olime mõlemad mega õnnelikud. Ja siis
siis jah, siis ma teisel päeval tegin uue testi, jälle samamoodi 2 tugevat triipu. Ja 3. päeval siis tegin täiesti teist sorti testi, kus on nagu näitab nädalaid, et siis näitas 5+ nädalat. Ja ma tegin need testid nädal aega tagasi, nii et täitsa õigesti näitas. Ühesõnaga siis ma olin suht kindel, et no ma ei tea, 3 testi näitavad positiivselt, et siis peab olema. Ja siis ma helistasin arstile ja panin aja kirja. Ja nüüd täna oligi siis visiit. See visiit oli hästi veider. Ütleme nii, et ma tean, et mu arst on väga hea arst, ta on väga kiidetud arst ja ta on tark arst. Aga see töö, mis ta seal nagu tegi, see nägi välja veits nagu liinitöö. Võib-olla see peabki olema nii. Aga põhimõtteliselt ma istun sinna tooli ja põhimõtteliselt ta lihtsalt kiiruga vaatas need pildid üle. Mitte midagi ei öelnud, lasi mingi 3 sekundit, lasi lapse südametöö heli ka jälle mitte midagi ei öelnud. Siis ma ise lihtsalt loogika järgi ennustasin, et see vist seal on laps ja see vist on lapse pulss. Aga see oli hästi veider, et ta nagu ei seletanud midagi ja siis lihtsalt ütles teisele arstile, et ta on 8 mm ja 6+5. Ja siis lõpus ütles mulle, et näe, see siin on laps ja kõik on hästi umbes. Ja siis võid riidesse panna. Ja põhimõtteliselt rohkem infot ma sealt ei saanudki. Ja nii palju siis öeldi, et kui on siis ämmaemanda visiit, et siis ma nagu saan kõik asju küsida täpsemalt. Et võib-olla siis nii oligi mõeldud, et nad ei peagi mulle infot rohkem jagama, et ju siis ämmaemand jagab. Ehk siis nüüd ma pean ootama järgmist neljapäeva, kui mul on siis järgmine visiit. Ja siis ma arvan, ma saan juba täpsemalt teada, kuidas, mis, mida. Aga jaa, nagu ma olen nii õnnelik, et lõpuks ma saan oma beebi, mida ma olen nii kaua oodanud. Okei, see on ka, et ma olen emotsionaalne, nagu ma praegu näen vaeva, et mitte nutma hakata. Et see on jah, ma ei tea, mingi vaatad beebidest mingeid videoid või kas või suvalisel hetkel päevast lihtsalt, ma ei tea, hakkan tõinama jälle. Aga see käib asjad kaasa. Ühesõnaga ma loodan, et kõik läheb hästi ja ma arvan, et vaatab, kas ma teen siia selle samale videole veel jätku siis järgmisest visiidist, sest niikuinii ma praegu veel ei postita seda videot, see video tuleb hiljem ülesse. Et siis vaatame, kui palju mul siia ühte videosse kokku tuleb. Aga järgmise korrani. No nii, tänaseks on saanud juba 23. september ja siis ma mõtlesingi, et oleks aeg üks väike update teha. Et mul tänasega sai esimene trimester läbi. Ehk siis saakski teha siukse väikse esimese trimestri kokkuvõtte. Ma käisin eile ka Oskari testil. See on siis selline test, kus põhimõtteliselt selgitakse välja, kas lapsega on kõik korras, kas on mingeid riske, näiteks Downi sündroom või mingid muud sellised riskid. Et sealt tuli välja, et lapsega on kõik väga hästi, et mingeid riske lapse endaga ei ole. Et selle üle mul on väga hea meel. Saime pildi ka. Et üritan näidata. Selline juba täiega suureks kasvanud. Et ma ei olegi vahepeal kordagi ultralis rohkem käinud. Mul oli vahepeal, eelmisest visiidist on 6 nädalat möödas. Ehk siis see on nagu meeletult pikk aeg tegelikult, et kui sa nagu oled ühe korra käinud, sa näed seal mingit väikest täpikest ainult pildi peal ja siis ootad 6 nädalat, et uuesti minna. Et see oli nagu päris rets ootamine, sest et nagu jah, sa tunned mingeid sümptomeid, aga nagu kui sa ei ole varem kunagi isegi rase olnud, siis on siuke tunne, et vahepeal jäädki arvama, et ma vist ei ole enam rase, Ühesõnaga, ma olin vahepeal isegi peaaegu valmis nagu uuesti ultralisse minema. Lihtsalt niisama, et näha, et kõik oleks korras. Aga kuidagi nagu ei klappinud nagu ajaliselt.
ja siis ma mõtlesingi, et okei, et vist veab nagu Oskarini välja, et ma kannatan ära. Sama see niimoodi, et ma vaatan samal ajal on ta, et siit on niimoodi näha, et nina ja see on ninaluu. Ja siis nüüd oligi jälle siis see Oskar. Ja õnneks kõik oli lapsega korras, et siputas seal üliarmsalt ja ühesõnaga lapsega oli korras, aga mis ma sain teada, on see, et mul on endal preeklampsia risk. Muud asjad tulevad madalad riskid, aga natuke kõrgem tuleb risk sellele preeklampsiale. See tähendab, et tuleb hakata sööma seda profülaktilist aspiriini, ehk südameaspiriini. Ja päris kõrge, et praegu hinnati 1/30, mis siis, nagu ma olen aru saanud, on päris kõrge risk. Ja kuna kõik tõenäoliselt ei tea, mis see preeklampsia üldse on, siis ma panen siia ekraanile nagu väikse kirjelduse ja sa võid panna pausile, et siis saad korra selle läbi lugeda. Aga jah, minu jaoks nüüd siis tähendab seda, et ma alates eilsest hakkasin iga õhtu võtma aspiriini, 1 tablett iga õhtu siis. Et see väidetavalt peaks siis suurema nii-öelda ohu maha võtma, et mul see üldse avalduks, see preeklampsia. Ehk siis nüüd ma loodan selle peale. Ma olen kuulnud päris palju nagu selles mõttes häid lugusi, et sellest aspiriinist on tõesti kasu. Nii et loodame, et see ei avaldu ja kõik läheb hästi, sest et lapse endaga on ju kõik väga hästi, et hea seegi. Et kui nüüd minu tervis ka hakkama saaks, et siis oleks ju eriti super. Et ma ikkagi tahaks loota, et ma saan lapse lõpuni kanda, et ma ei oleks sunnitud nagu varem sünnitama. Et jah, nüüd tuleb ennast hoida. Mis ma nüüd mõtlesin on see, et ma pean kindlasti hakkama nüüd ennast rohkem liigutama, et ka jalutamas käima nagu tihedamini. Et saaks selle kuidagi, ma vähemalt arvan, et jalutamine peaks vererõhule hästi mõjuma. Ja teine asi, ma muidugi tahaks ka jälle toitumise üle vaadata, et siin see esimene trimester oli ikkagi päris keeruline, sest et tegelikult on siiamaani, et kogu aeg nagu veits iiveldab ja eriti mingi tühja kõhuga ja kõht läheb tühjaks ülikiirelt. Ehk siis ongi see, et jumala tihti tahaks süüa ja siis samas on nagu see, et ükski toit nagu päris ei maitse ka, et nagu toidud ajavad ka iiveldama. Ja siis ongi see, et sa pead nagu kogu aeg valima, et mida ma siis nagu söön ja mida ma suudan süüa, mida ei suuda. Et see on nagu hästi keeruline, et ma selle ajaga, mis see esimene trimester on olnud, ma ei ole siiamaani nagu suutnud kuidagi normaalseks saada nagu seda toitumist. Et ma arvan, et ma olen kindlasti ka juurde võtnud vahepeal. Aga nüüd mul ongi, et esimene trimester sai läbi. Et ma nüüd mõtlesin, et okei, on mis on. Et vahepeal on nagu sitemad päevad, on ju. Aga et ma prooviks ennast nüüd kokku võtta. Et prooviks selle toitumise natuke paremaks saada. Ma arvan, et makrosi ja kaloreid, nagu ma varem lugesin, ma raseduse ajal vist niimoodi päris lugeda ei tahaks, et see oleks just liiga keeruline. Aga ma peaks kindlasti jälgima näiteks magusakoguseid, et neid vähendama, sest ma olen hakanud magusat ka sööma. Sest lihtsalt vahepeal ongi see, et no mitte miski muu ei isuta, nagu ainult magus, aga sa pead midagi sööma, sest muidu on lihtsalt veel rohkem paha olla, on ju. Ehk siis ma olen ka magusat hakanud sööma, mis on nagu ma kohe tunnen, et see nagu mõjub esiteks juba sellepärast, et ta tekitab isusi ja siis on juba veel raskem omakorda, on ju. Ehk et jah, selle toitumise peaks kuidagi korda saama ja nüüd on mul ka plaan, võib-olla juba täna, ma veel ei julge pead anda, aga ma loodan, võib-olla minna isegi jõusaali. Et jah, seal ma ei tohiks kindlasti teha mingeid üli siukseid
füüsiliselt raskeid asju, onju. Et just võib-olla ka selle vererõhu teema pärast, et ma ei tohi nagu enda siukest nagu vererõhku nii kõrgel lasta. Ehk siis kas või lihtsalt teengi kergete raskustega midagi, et natuke ennast liigutada, natukene lihast võib-olla kas või hoida, onju. Et lihas nagu päris ära ei kaoks ja siis jalutamas käia. Et saaks natuke tervisele rohkem korda, et nüüd ma loodan, et teine trimester on natukene leebem. Et praegu nagu tundub küll, et hullemaks läinud vist ei ole, et on lootust, et nüüd teine trimester tuleb nagu natuke lihtsam ja toredam. Et see esimene trimester on minu jaoks nagu hästi väsitav. Ma olen kogu aeg olnud väsinud, ma ei jaksanud mitte midagi teha. Sotsiaalmeedias ma olin üldse väga vähe sel ajal, et ma tegin kõik siukse hädavajaliku ära, ehk siis mingid ürituste pildid ja kogu selle postitamine, aga mingit muud infot ma ei jaganud. Ja ausalt öeldes ma ei jaganud ka juba sellepärast, et kui ma oleks algul seal hakanud igapäevaselt jagama, kuidas ma kodus istun ja midagi ei tee, onju, siis oleks ilmselt kõik kohe aru saanud, et okei, midagi toimub. Et mul oli lihtsam olla lihtsalt vait, öelda kõigile, kes küsisid, et mul on praegu kiire, mul pole aega sotsiaalmeedias olla ja nii oligi, et nüüd ma tahaks täielikult tulla uuesti sotsiaalmeediasse tagasi. Muidugi nüüd tuleb täielik kannapööre teemade osas, et kuna nüüd Driftis uuel hooajal ma vähemalt fotograafina osaleda ei plaani. Ma olen suht kindel, et üritustel käin ikka, aga seekord siis mitte kaameraga, vaid vankriga. Et siis kindlasti see nii-öelda content või sisu hakkab nüüd vägagi beebile suunatud olema, et ma hea meelega jagaks kõike seda teekonda ka teiega, et nii siin YouTube'is kui ka Instagramis, et kes veel ei jälgi, siis Lil Devil Media on mul ka Instagramis konto, et siis saad ka nagu sinna minna, vajutada follow ja siis seal ma kindlasti storytan rohkem, et YouTube'is ma ei tea, kuidas ma jõuan, nüüd praegu raseduse ajal äkki on rohkem aega, et jõuan isegi äkki iga nädal postitada äkki, aga kui juba laps sünnib, siis tõenäoliselt läheb päris kiireks, et ma kindlasti plaanin mingeid kokkuvõtteid ja asju vahepeal teha, aga ma ei tea, vaata kuidas sellega läheb. Ehk siis Instagramis mul kindlasti on rohkem aega neid väikseid story'se vahepeal teha, et seal on ka mõistlik jälgida, et kui sind huvitab, mis ma siis toimetan. Aga mis ma siis vahepeal üldse teinud olen? Ma olen käinud mõnel üritusel. Lätis käisin Drifti võistlusel, siis ma käisin August Festil, siis ma käisin veel mõnel siuksel üritusel. Et üht-teist ma olen üritanud teha, küll läbi raskuste, aga mulle nii väga ju meeldib ja siis ma ennast üritanud kuidagi kohale vedada ja kuidagi need päevad üle elada. Et nüüd mul endiselt veel on paar albumit töötlemata, sest et minu jaoks siuksel ürituse päeval pildistada on nagu suhteliselt ikkagi lihtne, et mõtted on eemal ja siuke värske õhk ja tegutsed seal, onju. Aga piltide töötlemine on nagu siuke omaette teema, et kui on nagu nii õhker väsimus, siis arvuti taga istuda on ikka päris keeruline. Et kuidagi ei ole nagu kannatust ja nagu kogu aeg uni pealt tuleb peale, onju. Ehk siis ühesõnaga ma tegelen nende piltidega, aga niimoodi rahulikult. Et siuksed väiksed albumid, mul on aeg-ajalt olnud ka mingeid töid siin, et olen siin autode müügifotosid teinud ja siin oli mingi ühe naisega oli fotosessioon ja siuksed väiksed nagu fotosessioon ka olnud, et nende töötlemine on nagu lihtne, sest et need albumid ei ole väga suured. Aga kui on mingi üritus ja sul on 1000 pilte, siis see on ikka päris keeruline. Siis ma vahepeal, mis ma veel olen teinud? Ma tellisin endale Shane'ist raseda riideid. Ma võin siia veits panna kõrvale jooksma ka neid pilte siis.
et mis ma siis tellisin. Et tellisin, võtan korra telefonist ette selle nimekirja. Mul on siin erinevaid kampsuneid, siis on paar pusa, üks on ka seesama pusa, et sükene veekaelus, aga lihtsalt sükke lohvakam kodune pusa. Siis erinevaid pükse nii koju kui ka siis kuskile mujale kandmiseks. Mul on siin siuksed püksid näiteks tellisin ka siuksed lohvakad rasedate püksid, et ülimugav on kodus nendega olla. Ja siis mul on siin veel mingeid retuuse erinevaid. Siis on kodune üks siuke hästi nunnu komplekt pruuni värvi. Siis on siukseid, ütleme nii, et viisakamaid riideid siin mõned. Ja siis ma tellisin ka ühe talvejope. Selle jopega ütleme nii, et rasedana seda eest kinni ei pane. Et ta on ikkagi selles mõttes piisavalt kitsas on ja. Aga ta on nagu nii pikk ja soe ja mõnus, et kui ma panen kaela endale paksu salli ja selle jope selga siis alla mingi kampsuni, siis ma olen täiesti kindel, et ma ei peagi seda lukku eest kinni panema. Et ma saan väga ilusti sellega rasedusaja ka nagu käidud. Ja jah, ma tellisin Sheinist 60 euroga jope. Ma olen varem ka sealt igast mantlid asju tellinud ja ma olen nagu alati rahule jäänud. Ja seekord ma jäin ka täiega rahule. et jah, ühesõnaga siuksed asjad. Kokku läks mul see maksma 242 euri. Nii et jah, siuke korralik summa. Aga jah, ma jäin põhimõtteliselt kõigega rahule. Ühed teksapüksid tellisin ka musta värvi. Nendega oli nüüd see, et nad olid natuke nagu justkui nagu kukekad. Et ma olen harjunud, kuna ma olen ise suhteliselt lühike, et siis ma olen harjunud, et mul on teksapüksid tavaliselt parajad, et mul ei ole nagu seda probleemi, et nad kukekad oleks. Et see nagu mind veits häirib, aga samas ma mõtlen, et talvel mul on nii kogu aeg villased sokid jalas, ehk siis keegi isegi ei näe, et need kukekad on ja mul ei hakka mingi tuul peale puhuma, kui mul need villassokid peal on. Nii et ma arvan, et ma saan neid ka ilusti kanda. Aga ma ei tea, kui keegi oskab soovitada, siis ma tegelikult tahaks ühed teksad osta poest uuena ka ja nagu niimoodi, et ma olen ise nagu proovima neid. Et kui sa tead, et kuskil poes on häid raseda pükse, just musta värvi teksapükse, siis ma tahaks väga neid minna proovima, nii et sa võid kommentaaridesse teada anda, et siis ma saan minna vaatama. Mis siis veel? Siis ma sain väikse hunniku riideid ka juba oma sõbrannalt. Tal on nii tüdruk kui poiss ja siis tal oli mingi hunnik riideid, mis siis ta oleks muidu lihtsalt ära andnud, aga siis mõtlesin, et okei, et ma siis võtan enda, et ma küll veel ei tea, kas on tüdruk või poiss, aga et ma võtan, et siis tuleb, et mul on midagi siis juba olemas. Ehk siis ma sorteerisin, käisin sõbrannal külas ja sorteerisin siis riideid. Ruts vist midagi filmis ka, et kõrvalt, kui ma seal neid riideid sorteerisin. Üliraske oli ausalt öeldes sorteerida, sest et ma olen siuke inimene, kellel tegelikult meeldivad hästi neutraalsed riided värvi poolest või siis minimalistlikud, et mulle ei meeldi nagu hästi kirjud riided. Aga kui sa nagu saad riideid tasuta ja on korralikud, siis ikka mõne riide poole küll see, et võiks ikkagi võtta, et siis on olemas. Et ülikeeruline otsustada, et mida ma siis võtan, mida ma ei võta. Aga lõpuks mul tuli kokku 4 kotitäit. Ma näitan ka. Et mul on siin 4 suurt kotitäit riideid. Ma praegu neid siin laiali ei võta. Ma mingi aeg pean hakkama neid sorteerima ja pesema. Aga jah, igatahes nüüd mul mingi hunnik riided on olemas. Aga nüüd ongi uus probleem tekkinud. Mul ei ole neid riid mitte kuskil panna. Meil on plaanis lapsetulekuks osta päris mitu uut kappi, kus nagu siis lapse asju hoiustada. Aga nüüd mul ongi nagu see probleem, et mul oleks nagu kohe vaja neid kappe. Ehk siis nüüd ma peangi hakkama vaatama, et kust ma saaksin ja mis möödud ja nii edasi.
et ühesõnaga nüüd on siin palju ostmisi ees. Et siin tuleb ju igast asju lapsele osta, et läheb põnevaks. Muidugi mulle väga sobiks ka see, kui kellegiga koos mingit koostööd teha, mingi firmaga. Et kui on nagu head tooted, head riided, head mis iganes lapsele vajalikud tarbeesemed, et siis kui see on päriselt hea asi, mida ma päriselt tahan ise kasutada ja ma julgen reklaamida, siis ma hea meelega teeksin koostööd, reklaamiksin ja tutvustaksin siis neid tooteid, et sellele ma olen ka väga avatud. Et kui sul on näiteks tegeled mingi lapse teemal mingi firmaga, siis sa võid mulle kirjutada, et saame rääkida. Et ma hea meelega olen valmis kõigest süüksest teemast ka rääkima, et mingid koostöösid teha. Vot. Aga ma ei teagi, mul nagu tegelikult ei ole väga rohkem süükest uut infot anda. Et praegu ma olen kodune, tööl ei käi, ma sain haiguslehele ilusti kuni raseduse lõpuni, kuna mul tööl ei ole kergemat tööd anda, siis ma olen haiguslehel lihtsalt, et saan 70% palgast ja saan kodus olla ja tegeleda oma asjadega. Et selles mõttes mul on ka rohkem aega nüüd pildistada, et kui keegi soovib tulla fotosessioonile, siis võib ka kirjutada mulle, et hea meelega pildistan ka vahepeal, et natuke lisaraha on praegu väga-väga vajalik, et neid asju ju on palju, mis nüüd tuleb osta. Kõik vankrid, hällid, voodid, kapid, riided ja nii edasi, on ju. Et läheb süükseks korralikuks shoppamiseks mingi hetk. Ma nüüd hetkel veel ei kiirusta ostmistega, sest et ma veel ei tea sugu. Kuigi eile tegelikult Oskaris see ämmaemand, kes mind seal vaatas, ta ütles, et talle tundub, et on tüdruk. Et see, et vaatavad selle nagu sugukõbrukese nii-öelda nurga järgi. Et minul ei ole vaja tegelikult seda sugu vaadata, et see pole selle, aga ma pakun selle järgi, mis ma vaatan siin, et see võiks tüdruk olla. aga ma ütlen, ega või mööda minna, lihtsalt nad vaatavad seda, et see sugukõbruke, kas on niimoodi püsti, võiks olla peenis ja kliitor võiks edasi olla, et temal nagu siit eespoolt mingiks ma vaatan, et võiks olla nagu sedasi. Et aga ärge uskuge, see võib mööda minna. Et selle järgi siit vaadata, et niimoodi siis võiks olla nagu. Eks siis, kui teete just selle testi või teine asi, et on juba järgmine see ultraheli, kui on see loote anatoomia, siis kindlasti vaatavad seda. Aga veel ei tea ja see selgub alles hiljem. Ma ei hakka ka niptifai testi tegema, kuna lapsega oli kõik ideaalselt korras, siis ma ei näe nagu selle pointi, et ma saan see soo niikuinii varsti teada, veidike hiljem, on ju. Aga et praegu oleks mul lihtsalt selliseid sooneutraalseid asju saaksin osta ja võib-olla kapid, on ju, mingid mööblid asjad, et vaikselt niimoodi hakata valmistuma. Et tegelikult jah, tähtaeg on aprillis. Tegelikult eile nihkus isegi 31. märtsi peale tähtaeg, aga see aeg läheb tegelikult mega kiiresti ja 3. trimestris niikuinii ma arvan, et ma super palju kuskil shopata ei viitsi, et 3. trimester on teadagi füüsiliselt juba nii raske, et tegelikult võiks 2. trimestris nagu sellised suuremad shoppamised ära teha, et vaatab jah, siin vaikselt niimoodi mõne kuu pärast äkki saab juba suuremaid shoppingut teha ja siis ma saan kõike nagu teile ka jagada. Et kindlasti hoian teid kursis. Vot, enesetunde mõttes mul on endiselt siuke nii ja naa, on paremaid, on allemaid päevi. Et pigem ma ütleks, et on veits paremaks läinud. Ja eks ma olen nagu ära ka harjunud juba. Et ma nüüd jah, üritan jälle tervisikumaks saada natuke ja trennis hakata käima ja
liigutama ennast rohkem, et siin on lugeletud ja magatud küll, nii et oleks aeg ennast uuesti käsile võtta. Vot, aga kui sulle see video meeldis ja sa tahad näha ka edaspidi, kuidas meil see teekond kulgeb, siis kindlasti telli mu kanalit ja pane selle video like, et ma näeksin, et sulle see teema kõnetab ja ma arvan, et praeguseks ma tõmbangi selle video kokku ja näeme juba järgmises videos. Tšau!